Sul algab midagi või? Jaa. Algebra. Pythagoras, ma jäin hiljaks. Fermat teoreemiga on tegelenud enamus tänapäeva matemaatikuist, aga vähesed oskavad sellega tööd teha. Kes oskaks öelda, kuidas alustada selle lahendusega? Keegi? Minu matemaatikas on küll rohkem numbreid kui tähti. Põld, milline huumor. Mis juhtub, kui ma ütlen teile, et lõpueksami ülesanded põhinevad suuremas osas Fermat teoreemi lahendusel? Ja teie olete? Robert Nool, vabandust. Härra Nool, mulle ei meeldi need, kes minu loengusse hilinevad. Eriti veel need, kes tulevad loengu lõpuks. Tule siia. Vabandust. Tulge tahvi juurde. Väike test. Ülesanne on tahvil. Niisiis. Fermat teoreem on üks keerulisemaid matemaatilisi probleeme. Selle avalikustas Pierre de Fermat 17. sajandi keskel. Esimene lahendus leiti sellele aastal 1995 ja see põhineb elliptiliste kurvide ja modulaarvormide vahelisele suhtele. Lahendus oli tohutult pikk ja ma ei usu, et meie sõber kuigi kaugele jõuab, aga vaatame, kuidas ta läheb. Ma sain praegu ainult pool valmis. Aga ära järgmine kord enam hiline. Niisiis, kodused ülesanded ma teile andsin. Palun tegelege Fermaga. Töökust tuleb siin kasuks. Kohtume järgmisel nädalal. Robert, oota. Sul kukkus see. Aitäh.